mulinad. Podcast, mulinad. Podcast, mulinad. Hello. We are back. Kas Yes. mul töötab? Ja põnevate teemadega järjest põnevaks läheb. Jällegi teile valitud, teile antud valik ja teie valisite halvad töökogemused. Nüüd oleme teie ees osaga halvad töökogemused. Ja Halvad siit tuleb töökogemused. halvad töökogemused. Nii. Lähme kokku ja... Ja wow. Nii. Väga konkreetne algus, eks ole. Väga ilus. Ja hakkame pihta. Hakkame kohe pihta. Hakkame pihta, kas hakkame Hakka teie pihta. lood jällegist, mis te meile saatsite. Halvad töökogemused. On teil olnud endal halbu töökogemusi või? Kusjuures, kui ma ausalt ütlen, mul on olnud nagu kolleegidega võib-olla mingites töökohtades halbu kogemusi, aga näiteks, et ülemus või kuidagi nagu töökeskkond, mul on kõik töökohad olnud nii nice ülemused, nii nice kõik need teenindusjuhid, kõik ülitoredad, ülimõistvad. Ja mul ka muidu nagu, aga ma võin rääkida lihtsalt selle, et üks aasta, kui ma töötasin ühes kohas, siis ma vihkasin seda töökohta kogu südames, see oli nii igav, see oli ma lihtsalt... Ma arvan, et ma tean, mis töökohast sa räägid. Jaa, see oli täiega ajukiller, ma lihtsalt nagu läksin töölt ära, ma nutsin kodus, hommikul tööle pidin minema, ma nutsin hommikul kuni päevani. Mil? Ma hommikul nutsin, pidin minema tööle, hommikul nutsin ja siis ma läksin töölt ära, ma ei läkki tööle. Mul oli käsundusleping ja siis ma olin nagu, mul on kamakaps, kaua ma nutan, ma ei jaksa. Oota, ka käsunduslepinguga ongi siis see, et sa ei pea mingi 1 kuu ette teatama, on ju? Piisakas oleks, aga näete, olen elus, palka sain tol hetkel. Selle üle ma olin kõige rohkem üllatunud, et sa palka selle eest said, sest tegelikult ketsilepingus oli sees see, et niimoodi päeva pealt minnes nad ei pea talle palka maksma. Okei, davai. Aga Kets on ilus ja naeratav ja ta tegi head tööd, müüs paremini kui teised, nii et... Jah, ja sai raha ka selle eest veel, nii et see on hästi. Mul üks asi tuli veel meelde. Üks asi tegelikult on, kui ma töötasin... Teised ärge tehke nii, see on tegelikult väga inetu käitumine, aga ma tõesti, ma lihtsalt kogu aeg nutsin, see oli kohutav töö. Ma ütlesin enne, kui ta sinna töökohale läks, et ära võta seda töökohta, et see on võib-olla esimene päev tore ja pärast see nagu 1 päevaga ammendab ära. Just nii oligi. Aga mis asi, tegelikult see võib-olla on isegi olnud nagu selline läbiv, ma ei tea, kui suur mure see on, aga ei, tegelikult see ei olnud nii suur mure, aga ma tean hästi palju töökohtades tehakse seda ka ikka veel, et oletame näiteks, sul on graafikuga töö, sa jääd haigeks, sa võtad haiguslehe ja siis ülemus ütleb sulle, et aga otsi endale asendaja, et sa pead ise endale asendaja otsima. Aga tegelikult, kui sa jääd haigeks ja võtad haiguslehe, siis sa ei pea seda tegema. Kui sa niisama tahad, et ma ei saa sel päeval tulla, mul tuli midagi vahele, on ju, siis sa võid rääkida, otsid ja kui keegi tahab tulla või saab tulla, siis vahetate ära. Aga see, kui sa oled haigeks jäänud, siis jah, sa võid küll uurida ise, on ju, aga kui sa ei leia lõpuks kedagi, siis sa ütled, Siis sa haigena ei tule tööle. Jah, täpselt on ju, et siis ülemus ei saa sulle öelda, sa ei leidnud kedagi, nii et tule siis tööle ikka. Et aga seda minu arust tehakse suht paljudes kohtades. Jah, tihtipeale on, ülemustel on ka ülemused ja siis tegelikult nad peaksid hakkama ise kaverdama, vaata. Et et kui kaverdama. Oota, mida nad peaks tegema? Värdama, värb. Ehk siis mõtlen seda, et kui sinu tööline ei saa tööle tulla, siis sa pead minema tegema selle töö ise ära. Mõndades kohtades vähemalt. Mul ühes kohas oli niimoodi, et oligi lõpuks, et keegi ei saanud tulla mingi päev. Meil oli vist niimoodi, et graafikus me ei saanud ära jagada seda päeva ja siis teenindusjuht läks ise tööle. Ta oli selles osas väga tubli, nagu nii big aplaus talle selle eest. Ja minu töökohas ka nagu... siis ma mõtlen, et ma ei taha kunagi mingi ettevõtte juhtu või ma ei taha teha nagu mingit sükest asja, sest et sa lihtsalt oled kogu aeg tööl.
nagu isegi kui sa ei pea nii-öelda kedagi asendama, sa oled kogu aeg tööl, aga samas jällegi siis ma vaatan mingeid teisi ja siis neil on küll nagu mingi ülichill, nii et võib-olla see nii-öelda oleneb inimesest ka, isegi kui nii-öelda töökoht on sama sarnane, siis oleneb nagu inimesest, vaata, et noh, mõni lihtsalt võib-olla nagu tunneb, et ta peab ja tahab olla seal kuskil koha peal kogu aeg olemas. See on see kohusetunde teema ka, vaata, noh, mina praeguse oma projektiga, mida ma teen, ma pikemalt sellest ei räägi, mul on üks projekt, millega ma tegelen igatahes, et sellega on seesama, et kui ma ei ole sellega liiga palju tegelenud veel, aga ma tean, et mul peab olema 1 kuupäevaks kõik asjad valmis, aga see tekitab minus nii palju pinget, et kui ma tean, et mul on selle projekti läbiviimiseks nii palju aega ja tegelikult, et seda on niigi vähe ja kui ma istun niisama või noh, ma istun niisama, aga ma pean panema aega mingi teisele asjale, sellepärast et see on minu esmane nagu prioriteet, siis mul on see kohusetunne, mis pärast paneb mind öösel tööle, et ma pean ju selle ära tegema. Et see on nende samade tööandjatega samamoodi, et mõni võtab nagu hästi südamega seda tööd ja ta panebki selle nagu noh, teebki ja istubki ja asendabki ja nii edasi, teine on siuke, et kellel on see töökoht tegelikult juba ära ammendanud, on ju, siis ta on siuke, et paneme kinni. või no pole hullu, vaata, et saame ise hakkama, aga see on täpselt seesama, et kui südame või kui tugevalt sa oled seotud selle töökohaga ja kui suur on sinu see kohusetunde teema ka. Ja ühte lugu ma olen juba rääkinud, siukest veits pervertset, nii et kui huvitav küll leiate ülesse, sest ma arvan, kas see on see, kus sul käis külas mingi mees ja ei? Ei, see kõlas nagu minu juures käis mingi mees. Mitte nagu töö juures sul kogu aeg juures ja kutsus. Kas sa rääkisid seda podcasti? Seda lugu ma rääkisin ka ilmselt ja see oli selle töökohaga seotud, kus ma nagu ära tulin. Aga ta käis mu teistes töökohtades ka. Issand jumal. Ja ma rääkisin ju. Ta käis nagu, tuli kõigepealt ühte kohta ja siis ta seal oli crazy. Ja siis ma kohtasin temaga seal teises kohas, et seal oli ka crazy. Aga ma pole rohkem teda näinud. Jumal tänatud. Aga ühte teist lugu ma olen ka rääkinud, aga nii ma ei hakka seda kordama ja rohkem mul vist ei olegi endal nagu. Minul on sellega natuke seostuv lugu sellega, kuidas üks käib niimoodi segamas. Noh, hästi sarnane võib-olla Ketsilooga, siis võib-olla lihtsalt need, kes Ketsilugu ei mäleta, siis tuleb meelde. Mina töötasin kunagi Viljandis, müüsin ilutulestikku üks talv, nagu mul oligi niimoodi, et ma tulin välismaalt, mul oli natuke vaba aega ja siis ma läksin järgmisesse kohta jälle välismaale tööle, on ju. Aga ma olen alati seda meelt, et pigem ma teenin vähe raha kui see, et ma ei teeni üldse raha, on ju. Ja siis ma olin 6 aega mitte Arnikas, see vahet pole, nagu ilutulestiku neid müüjaid on igasuguseid igatahes. Müüsin ilutulestikku ja mul käis ka siuke vanem härra. Iga kord käis ja rääkis ja siis varsti hakkasid jutud, kui tore ma olen ja siis hakkas jutud, kui ilus ma olen ja nii edasi, on ju. Ja no kui sa oled iga päev istud seal, sa kinni, sa ei saa mitte kuskile minna, sa pead olema nendega lahke, sa nagu selles mõttes, et ei saa kuidagi nõme ka olla, samas pead lehvitama, naeratama kõigile, kutsuma, et no te näete, mis meil siin on ju. Raamatut ei tohi lugeda, telefonis ei tohi olla, no muidugi siis ei olnud see telefoni värk nagu nii siuke suur asi ka, on ju. Ja siis see läks sinnamaani, kus ta hakkas minu juures käima ütlema, et täna õhtul tule minu juurde õhtusöögile. Ja see läheb nagu niimoodi, et mul lõpuks nagu, ma olin nii õnnelik, et see ilutulestiku müümine lihtsalt jaanuaris nagu ära lõppes. Sellepärast, et ta käis mul iga päev nagu peale, et mul tekkis nagu hirm, et millal ta päriselt ootab ära selle, et ma nüüd töö juurest ära lähen ja ta tõmbab lihtsalt mu autosse või kuskile ja viike enda juurde minema. Et see siuke vastik töökogemus, mis ei ole seotud ei tööandjaga, vaid lihtsalt kliendiga. Aga sellega seoses mul tuleb meelde, et ma vist olen nagu seda ka rääkinud, vaata oli see sama, kellest me enne rääkisime, kui ma loodan, me rääkisime samast inimesest, see Kiirakas on ju,
ma seda ei mäleta. Kas ta oli kiilakas või habemega või vuntsidega? Käisin kivikorjas ja siis auto on mul audio, hull. Ta oli nagu, ta tundus nagu hull, vaata. Käisin just, ostsin Gucci kella, nii. Ja siis seal tuli teise töökohta baari, siis on ja siis kas võib toitu siia tellida, vaata, aga kuule, ma ei oska ise kasutada. Nii, aga siis sinu looga. Ma olen minu arust seda ka rääkinud, kuidas mul siis selles ühes töökohas nagu käis ka nagu mingi 70-aastane, 60-aastane siuke meesterahvas ka oli nagu, iga päevaga aina läks siuksemaks ja siis lõpuks oligi nagu ja olen nagu 3 korda juba hüvasti jätnud ja head aega ikka jõuab mööda, vaata, ja siis ma juba näen teda 4. korda nagu seal kuskil seismas, ma olen nagu nii, ta tuleb kohe, aga ma olen minu arust rääkinud ka seda lugu siin ja siis ta tulebki tagasi ja siis ta kutsubki mind mingi kohvile või teed jooma ja ja ma olen nagu selles mõttes ma olen ikkagi nagu tore, vaata, ja või ta juba kutsus sellel õhtul mind kuhugi. Ma ütlesin, ei, ma ei saa, vaata, ma lähen spaasse. Nagu, ja siis nagu kutsub ja mul on see, et miks sa kutsud, miks ma peaksin sinuga tulema ja siis samal ajal nagu mõtlen, et aga äkki ta lihtsalt on nagu vaja mingit tuge praegult. Minul seda ei tekkinud. Aga nagu see kõik oli siuke selline, sest et nagu kui sa oled tõesti nagu vana inimene, vaata, ja see tuleb minu juurde ja sa oled nagu mingi, et lähme teed jooma, on ju. Siis nagu kohtleb mind nagu teist vana inimest, on ju. No vaat, siis ta peaks teisi vanu inimesi kutsuma kohvile. Aga selles mõttes ma olen nõus, et ega see, et sa tuled ja räägid ja kui sa oled temaga iga kord nagu sõbralik, siis see võib temast tekitada mitte seda, et ma olen pervo, tunnen, et tema on nagu pervo, vaid ongi see, et ta näeb, et sa mõistad teda, sul on aega teda kuulata, nii nagu vanade kodus ikka käivad noored, vaata, lugemas ette või aitamas või mingit siukest vanade kodupäeva tegemas, mitte, et ma ise kunagi oleks seda teinud, aga olen kuulnud, et nii tehakse, et võib-olla ta pigem leiabki, võib-olla ta leiabki seda tuge, aga see on täiega nagu hirmus tegelikult ka, et kui ta tuleb ja ta on nagu nii pealetükkiv sellega, et sa ei taha olla nagu vastik, aga nagu samas, miks ma olin siis ka, kui see kõik toimus mingi 22 või 23 või kuskil seal on ja vanuses, ketsivanune. Ja siis miks minul peab olema see hirm koju minnes, et äkki ta ootab mind kuskil või äkki ta tuleb kõnetab mind niisama tänava peal, et mul ei ole seda turvaletti ees, vaata. No aga point ongi selles, et kuldne reegel on, et teenindajaid ei ahista. Vahet ei ole, kas ta arvab, et sa oled taga mingi sõbralik. Tegelikult me peame rohkem tooma seda teadlikkust, et kui keegi päriselt ongi nagu full peale tekib, siis peale tükkiv, siis sa ütledki talle lihtsalt, et kuule, palun jääme professionaalseks ja palun lõpetame selle jutuajamise. Nagu, et ma tean, et seal on see, et teenindaja peab olema, et klient on kuningas, aga tegelikult see ei ole okei. Kui inimene käitub kuidagi, et sa tunned ennast ohustatuna, siis on väga okei seda talle öelda, et nii, stopp, siit läheb piir, aitab. Nagu see on tegelikult okei, mida me võime teha. Okay. Ja, aga ma tean, et keegi ei julge öelda, nagu ma ise ka ei julge. Tegelikult see vist oleneb ka. Mina arvan, et tänapäeva noor julgeb seda rohkem öelda, kui mina 10 aastat tagasi on ju. 10 aastat tagasi sellest ka ei räägitud nii palju, et kuidas sa iseenda eest võib-olla nii palju peaksid seisma, et ta ei olnud nii aktuaalne teema, kui on praegu. Need kõik MeToo'd ja asjad on ju tulnud hiljem nagu, et seda teadlikkust on nüüd hakatud nagu palju rohkem kasvatama, et seda küll ja loomulikult sa pead saama kehtestada piirid, aga kuidas sul reaalselt tegelikult ta ei ole ju kuidagi, ta ei tule katsuma mind, ta ei tule, ta tahab ta ainult räägib, aga see võib nagu tekitada hirmu ja tekitada selle halva töökogemuse. No ja lõppude lõpuks nagu kõik ei ole nii toredad kui nagu meie. Me oleme ikkagi üle keskmise toredad. Jah, et nagu, aga no seal on see sama, et äkki ma peaksin ikka temaga teed jooma minema. Äkki tal on mingi suur mure, äkki tal on praegu, äkki ta homme tapab ennast ära muidu. Mina ütlesin sulle, et ära mine. Ja, aga point on ju selles ka vaata, et kui näiteks, ma toon lihtsalt võrdluse siia, et füüsiline vägivald ja vaimne vägivald, et füüsiline vägivald tundub nagu alati nagu
nagu hullem, sellepärast et see on nagu füüsiliselt näha, on ju, et vaimne vägivald on selline, et noh, kas ta nüüd mängis su tunnetega ja kas ta nüüd huias su tunnetega või mitte, on ju. Et samamoodi on ahistamisega, et tegelikult ahistamine, jah, nagu seksuaalne ja füüsiline ahistamine on see, mida nagu tunneb kohe ära, aga selline nagu vaimne ahistamine on ka tegelikult ahistamine, nagu see võib ka olla seksuaalne. Aga ja see ei ole ka okei. Okei, ma saan aru, mida sa mõtled. Kui mingid mehed tulevad rääkima, et siis see tegelikult ei ole okei. Et me ei pea tegelikult seda võtma, et ja see ei pea olema mees, see võib olla naine ka, kes tuleb vaata. Sest naised võivad samamoodi hirmu tekitada, et võib-olla ta ei tekita sinust seda tunnet, et ta tõmbab su kuskil autosse ja vägistab ära, on ju. Aga no hästi otse või niimoodi nagu laialt öeldes on ju, aga tegelikult on neid naisterahvaid ka, kes on ikkagi päris hirmsad, kus sa kardad, et ma ei tea, see tuleb ka oma küntega millegi pärast kallale, sellepärast et on liiga pikad ripsmed või vale värvi juuksevärv on ju, et naised on ka ikkagi crazy'd. Jah, nõustan. Ma võtan esimese kuulajakirja. Võta esimene kuulajakirja. Me pidime ainult kuulajakirju lugema ja nüüd me jälle lobiseme siin. Mul on nagu nendest nii-öelda klientidest nii palju lugusid, te kujuta ette ka, aga see tuleb eraldi osa. Võib-olla, mitte lubadus. See on aus, sellest võib isegi eraldi osa teha klientidest. Sest kliente on lihtsalt on ju. Nii. Ma ei ole üldse liiga palju klienditeeninduses töötanud. Aga okei, lugege. Aga samas nagu noortekas käivad sul kliendid, Lottamaa kliendid. Nad on nagu teistmoodi kliendid, vaata. Nad ei ole nagu... seal pruukib ka Lottamaal on meil ka igast lugusid. Hakka lugema. Teeme selle teine kord. Nii. Minu lugu juhtus umbes 5 aastat tagasi. Töötasin lasteaias assistendina ning minu rühmas oli peale minu veel 2 noort õpetajat. Läksin üks päev nende juurde murega, et sooviksin võtta vaba päeva 3 nädala pärast, sest mu ema peab juubelit, mida aitan korraldada. Kuid tööandja ei lase nii kergelt töölt ära. Minu kolleeg soovitas mul valetada ja võtta tolleks päevaks haigusleht. Umbes nädal läks mööda, kuni mind kutsuti järsku ühel päeval direktori kabinetti. Enne seda sain aga teada, et kolleeg olevat kogemata selle info direktorile välja lobisenud. Mind lasti päeva pealt lahti millegi eest, mida ma polnud isegi jõudnud veel teha, kuid kuna ma ei eitanud seda plaani, siis peeti seda ebanormaalseks. Ebamoraalseks. Okei, no selles mõttes seda nõuan, et ma olen suht palju kuulnud, et võtta haigusleht, kui sa ei taha tööle minna või kui sul on mingi asi on, et siis saad vabaks. Päris nõmedad kolleegid, nagu kui see on 3 nädalat ette ja sa ei ole nõus mingit päeva vahetama või tegema seda, et kas neil kõigil oli endal siis mingi põhjus, et nad ei saanud teda välja aidata. Aga tööandja ei saa lasta lahti millegi pärast, mis hakkab tulevikus juhtuma. Mida ei ole olnud tegelikult. No see sama, et ma tulen ütlen, et Maarja 3 nädala pärast ei tule kohale, on ju. Kus ma tean. No täpselt, et aga ma ei tea, ma mõtlen nagu seda ka, et kui lahti lastakse, siis peab olema ju nad ju peavad mingi põhjuse kirjutama ja mingi ebamoraalne käitumine. Ja samas, kui inimene ise on nõus, vaata ka sellega, ta ütles, et ta ei eitanud seda plaani. No ma oleks jäänud endale kindlaks, või ma oleks üldse öelnud, et mis haigusleht, vaata, et millest te räägite, et ma ei oska midagi öelda, et ma ei tea, millised kolleegid minu kohta sellist asja valetavad. Vot nemad on ebamoraalsed hoopis ja lastakse kolleegid lahti. Selle juures ma tahaks küsida, kas see sama kolleeg, kes talle seda nagu soovitas, kas ta ise ei ole ebamoraalne või? Nagu see on tegelikult nagu tema käitumine on selle juures, et vahet ei ole, kas ta rääkis või mitte, aga juba see sama, et kui tema lastaks, et kui see poiss või tüdruk, kes oli lasteaias, siis see abikasvataja, et ta lastakse töölt lahti sellise käitumise eest, mida veel ei ole olnud, siis on see sama küsimus, et aga tema ju soovitas sellist asja. Et tegelikult selle mõtte pani hoopis teine inimene talle pähe, et ta võiks teha, aga see ei tähenda, et ta seda teeb. Aga võib-olla see kolleeg rääkis direktorile, et sellel inimesel on plaanis nagu haigusleht võtta. Järelikult see on uss. Ja ma arvan, et see teine kolleeg on uss. Ilmselt lasteaedades ongi naiskollektiiv suure tõenäosusega. Ja naiskollektiivis ongi raske töötada. Ja ma
see lihtsalt on niimoodi aegade algusest saati. Kui sa töötad naiskollektiivis, naised on parajad ussid ja kõike draamat on. No nii lihtsalt on. No. Siin ei saa mitte midagi teha. Haige. Tundub, et see teine kolleeg ja see direktor olid nagu sellised lähedasemad sellised sõbrad ja rääkisid, jaa, et ta võtab siin haiguslehe ja... Kuidas me saaksime temast lahti, kuule ütle talle, et mine tee seda. Jah. Äkki see oli mingi suurem plaan. Väga suss. Okei, ma võtan järgmisele. Selles filmi teha. Jah. Nii. No nii, järgmine lugu. Üks ülemustest oli nii ebakindel ja ebameeldiv naine, et 10 aastat hiljem ka pole meelest läinud. Mul olid väga head suhted ühe ettevõttega ja head sõbrad seal, kuni mingi ilge kammaia hakkas. See kõrgemal kohal töötav naine arvas, et ma sebin ta mehega, sulgudes tegelikult ei, ja terroriseeris mind ja helistas mu sõbrannadele ja teistele töökaaslastele, et nood räägiks minust kõik, mida teavad ja kus ma nädalavahetusel olin. Ühesõnaga, tema mehega oli ühine tuttav ja ta lisas mind sõbraks Facebookis. Ma võtsin vastu ja panin ta tuttavad listi, sest tegelen spetsiifilise käsitöö pakkumisega töö kõrvalt. Aga Facebook kuvas, et me nüüd selle mehega sõbrad ja sellest piisas, et see naine käitus nagu psüh. Ma pikaajalises suhtes ja olin Eesti teises otsas, kui mu sõbranna helistas, et too naine olevat mind oma kodukaameratest näinud. Kodukaamerat. Delulu. Paljudel on. Delulu is not the solulu. Seda ei olnud siin kirjas. Nii. Ma ei tea, kellega ta mees teda pettis. Kas pettis, kus või mis üldse, aga eks see tekitas seal töötajate seas nüüd kihinaid. Lõpuks helistas me ühine tuttav ka veel, selle ülemuse mehega siis ühine tuttav, kes on äärmiselt rahulik vana. Et millega ma hakkama olen saanud? Ma ei tea, millega. What the fuck? Too mees oli mulle terve NV kirjutanud Facebooki, aga ma ei vaadanud, sest olin oma mehe sõbrannadega väljasõidul ja peol. Seal oli kirjas nii kahtlane tekst, saatis pilte ja muu selline, kuidas muru niidab. Aga ma olin peo meeleolus ikka lugenud ja vist mingi punkti vastanud sinna vestlusesse. Hommikul vaatasin üle ja blokkisin tolle mehe ära ja eemaldasin. Ja siis ta sai kuskilt mu numbri ja hakkas sõnumeid saatma, et ma olen suures jamas ja küll ma ta naise käest veel saan. Ausalt, mida kuradit, 2 pühhi lihtsalt. Paras paari, jätke mind rahule, me ei ole sõbrad. Lõpuks võtsin selle naise kõnega siis vastu. Mitte sittagi aru ei saanud, mida ta ulusega kõne lõpuks. Oli tal minust kahju ja ma olin kõiges siiski süüdi. Ma loodan, et karma saab nad kätte. Paras paar draamatekitajaid. Seal enam töötada ei taha ja Kaarega kõndisin mööda selle ettevõttega seotud asutustest mingi 5 aastat vähemalt. Pangu põlema end. I'm innocent. I'm innocent! Väga naljakas. Mega naljakas kirjutatud. Väga emotsionaalne. Algusest ma mõtlesin nagu seda, et mingi vanem inimene, kuna seal oli see, et peale 10 aastat on ikka meeles, vaata. Ja siis samas nagu mida kiri edasi, siis nagu kõlab nagu siuke nagu veits gangsta, vaata, pange põlema ennast. Aga kui sa mõtled, meil sinuga on ka 10 aastat vahet, ma võiks ka vabalt kirjutada väga emotsionaalse kirja, et eriti kui ma emotsiooni pealt kirjutan, siis mul tuleb nagu kõik niisugused asjad sisse, et kui ma pean ikkagi, minu see on see, et ma kirjutan tavaliselt selle emotsionaalse kirja valmis ka, aga ma ei pane sendi, vaid ma kustutan selle enne ära. Sest ma jõuan, nagu ma elan enda selles kirjas nagu välja, aga ma seda välja ei saada, aga et tegelikult ta ei pruugi, ta võib-olla minu vanune. Ei, selles mõttes jah, see otseselt vist ei oma tähtsust. Ei omagi, see lihtsalt, mis ma mõtlesin. Mis mul tuli mõttesse. Mul tuli nii palju mingeid selliseid flashbacke mingitest muudest asjadest nagu. Aga see... No ilmselgelt see tööandja ja ma ei saa sellest aru, vaata, kui nagu mingi ettevõtte juht on ju, või kõrgemal kohal töötav naine on mingi selline kuidas nad saavad sinna tööle? Ma ei saa aru sellest, ma ei saa aga ta teeb oma tööd hästi. Jah, aga kui ta on ebastabiilne inimene, kuidas ta saab olla nagu kedagi juhtida? Aga mõnikord on niimoodi, see tundub nii veider. Kui sa oled hull, siis kuidas sa saad olla ilus? See on sama küsimus. Ei, aga mõnikord on see, et sa oled tööle võetud, sa oled endast jätnud väga hea mulje, sind on tööle võetud. Sul on see läbitud ka võib-olla see katseaeg, mis osades töökohtades on ju. Ja siis sa keerad nagu ära.
aga otseselt tööandjal ei ole põhjust sind lahti lasta, ta ei saa sind ilma põhjuseta lahti lasta. No true, jah. Selles mõttes, et sa käitusid selle inimesega nõmedasti, aga töö teeb ju ära tööd teeb hästi, aga ma ei saa sind lahti lasta sellepärast, et sa lihtsalt käitud nõmedasti mõnikord mõne inimesega, vaata. Kui ta oleks salvestanud neid mingeid kõnesid või ma ei tea, mingeid kirju, ma arvan, et siis ta oleks ikka saanud, sest see on evidence. Aga kas see läheb töö alla või? No ei, see ei lähe, aga nagu kui ta terroriseerib mingit alluvat ilma asjata. No see on töökius, on ju. Ja täpselt, see ikkagi mingi personal peab seda lahendama siis nagu. No ja, aga see on töökius, mis ei ole seotud tööga. Ütleme lihtsalt ma ei tea, kas nad saavad, ma arvan, et saab küll, sest et nagu on küll niimoodi, et kui on tööväliselt ka üks kolleeg teist kolleegi kiusab, see läheb kaugemale, see ei lähe, ülemus ei ütle, et mind ei huvita nagu, see läheb ülemuste jutule. Ma lihtsalt tean ka vastupidist, kus öeldaksegi, et me ei saa teda lahti lasta. No ma tean, et väga paljud on öelnud, et me tahame lahti lasta, aga me ei saa, sest mitte kuskilt ei saa kinni võtta. Tal ei ole põhjust lahti lasta tööalaselt. Et ta teeb oma tööd väga hästi. Siis peab evidentsi võtma. No jaa, aga vaata, kui ettevõttes on kõigil inimestel halb olla ühe inimese pärast. Ja seal oli, ja minu see ongi see, kus ma tean, mitte mina ei olnud tööl, aga ma tean seda situatsiooni, kus ta teeb nagu kõigile elamise suht võimatuks, aga ta teeb oma tööd hästi ja temal ei ole mitte kuskilt kinni haarata. Kas ülemus isegi ei rääkinud temaga või? No ülemus võib rääkida seda, et no aga mida ta ütleb? Ei, no ta lihtsalt peab temaga tõsise jutuajamise. No jaa, aga see on sõna vastu? Ei, mis mõttes sõna vastu, nagu lihtsalt tööandja räägib nagu tõsise jutuajamise selle inimesega, ütleb, et see on viimane kord, nagu aga kui sulle antakse praegu. Aga ma ei kiusa, ta mõtleb seda välja. Jah, aga kui sa võtad evidence, sõnumid, kõned, need on ju kõik salvestatavad. Nagu ma räägin, siis kui on evidence, jah, kui keegi ütleb niisama, et ta kiusab mind, aga tal pole mitte midagi ette näidanud, siis ei olegi sõnumid ja kõnesid. No siis ei ole tõesti midagi. No kuule, minu see, kus ma rääkisin sellest samast oma palga mitte kätte saamisest. Ma olin iga kord helistanud talle, aga mul probleem tekkis hiljem. Mul ei tekkinud probleemi siis, kui ma neid asju rääkisin ja ajasin. No minul on lihtsalt olnud juhus, kus on nagu sõnumid ette näidata ja see võetigi nagu ka juhtkonnas nii-öelda arutlusele vaata, sellepärast, et meil oli tõestus nagu seda me näitasime ette nagu. No mitte mina. Sita iseloomu pärast mõnikord ikkagi ei lasta lahti ka. Sina, kes sa selle kirjutasid, no sa vist ei ole mitte milleski süüdi, mul on siuke tunne. Ei ole, jah. Et kui sa tõesti tema mehega ei teinud midagi, siis nagu see naine ise oli insecure. Nagu selles mõttes, et sellel naisel oli õigus, et mees tegelikult oligi siuke natukene ilmselt liugulassi ka, sest et see mees hakkas ju sellele naisele kirjutama, sellele nagu see, keda süüdistati. Ta ei võtnud isegi vedu ju, aga vaata, seal on see, et kui sa naisena oled insecure, siis sa ei võta mitte oma meest ette, vaid sa võtad siis nagu need kõik naised, kes ta ümber on. Sa arvad, et ja ainuke lahendus oleks see, kui maailma peale oleks mitte ühtegi teist naist, võt siis ainult su mees alluks ainult sulle. Või mitte alluks, aga nagu oleks ainult sinu oma. Ja, ainult siis. Nii et asi on meestes. Või tähendab, asi on alati meestes. Ma kusjuures enne, kui meil see uus hooaeg hakkas, siis ma mõtlesin, et ma unustasin ära, aga ma mõtlesin nagu mingi hetk lihtsalt suvakalt mõtlesin, ma kogu aeg mõtlen, siis mul tulevad mingid asjad vaata pähe. Siis ma mõtlesin, ma alustan uut episoodi niimoodi, et ma ütlen, ja me oleme tagasi, teine hooaeg, uus episood ja ma ikka veel vihkan mehi. Aga ma ei öelnud, sest mul läks meelest. Ütleme niimoodi. Kuna meil oli nii paranormaalne kõik siin. Ja, ei, väga-väga häid mehi on olemas. Aga on ka neid mitte. Kus? Võtaks ka ühe. Ja vastupidi on ka. Me teame väga palju inimesi, naisi, kes ei ole ka väga... Teame. Me teamegi igasuguseid. Me teame igasuguseid. Sulelisi ja karva. Aga mul on nagu sellest kahju, et talle nagu olid väga head suhted ühe ettevõttega, head sõbrad seal, et talle nagu meeldis ettevõttes ilmselt töötada ja tal oli nagu teised inimesed olid nagu ja sõbrad ja nagu sellest on veits kurb. Aga tead, mis elu läheb edasi ja kui 10 aastat juba möödas, loodan, et töötad praegu nüüd siis veel paremas kohas. Sa oled innocent. I'm innocent. Delulu.
nii . aga ma saan ka sellest aru, et sa tahad seda kõva häälega välja öelda, et ma ei ole süüdi, sellepärast et mõnikord siis, kui sul nagu teised poogivad sulle külge mingit asja, siis see ongi see, mida sa tahad nii väga välja öelda, et ma päriselt ei ole süüdi, saage aru nagu. No, me usume, et sa pole meie süüdi. usume, et sa pole süüdi. ja kui ei usu, võta kassipepust musu . mis sa kuulsid seda minu käest jälle? mida ? seda väljendit? ei , see on mingi eluaegne . Aa. see väljend on eluaegne . Eluaegne . see on eluaegne . ma võtan järgmise loo . Yes, next. Läksime kolleegidega üks päev enne tööpäeva välja . ma jõin end liiga täis . käisime baarides ja mujal . kõigil oli lõbus . mingi hetk tuli mul mäluauk . üks hetk läksin autosse, kus juht viis mind magama . hea juht viib otse voodisse . järgmine hetk teen silmad lahti ja kolleeg teeb toas oraalseksi . Tööpuhketoas. ma olin kergelt öeldes šokis . ei osanud midagi teha . šoki tõttu olin liikumatu . kestis mõnda aega, kuni järsku kuuleme, et käib uks . üks kolleeg tuleb ja mind kõige halvemas võtmes rahuldanud inimene jookseb ära. peale seda oli väga vastik õhkkond. sealt läks see draama veelgi edasi. igatahes super, et teete podcasti edasi ja kutsuge veel külalisi. kutsuda võib neid ka, kes juba olnud on. selge. aitäh sulle. Appi. ja ausalt öeldes ma olen kergelt öeldes šokis. Ma ka. Oota, ma saan aru siis, et kui ta teeb silmad lahti, siis kolleeg teeb talle oraalseksi või? ehk siis see on, kui temal on mäluauk ja siis ta magab ja teeb silmad lahti . ja siis taksojuht viis ta otse magama. voodisse . juht viis mind otse koju . ta töötab taksopargis . või siis see oli juht, ei, see oli Issand jumal. kolleeg. Issand jumal . Aga see on ju seksuaalne ahistamine. see on seksuaalne Kurat, ahistamine. aga kuidas sa seda tõestad? Ma võtaks telefoni välja, oleks mingi... kuule , jaa, sa aga sa oled oled täiesti mäluaugus. mäluaugus , sa ei saa mitte mõõkugi tõused aru . püsti või tõused üles, vaatad uppodi. Uppadi! Oppi, aga mega hirmus. aga mis sai , mis draama sealt edasi läks , Jaa, mis sai , kas mis keegi juhtus? sai sellest veel teada Nagu ? ma mõtlengi, et kas seda nagu arutati kuskil edasi või... kui see oli töö juures, mis siis töö juures nagu toimus? Issand jumal, ma läheks kohe... Ma ei tea isegi, mida ma ütleks. Jälle sõna vastu, aga see on kurat. jälle selline asi, et kuidas sa tööandja juurde ütled, et oh joo. Mulle tehti oraalseksi, kui ma olin kui ma olin mäluaugus . appi. see Mari Jüri või Jah, ja ma ei tea, jällegi- kes on ju. kuidas sa tõestad seda oma tööandjale ? Samas, kui sa oled nagu šokis ja värki ja räägid sellest, et miks sa peaks seda välja mõtlema? Aga no samas jah, kiusajaid on ka olemas. Kurat, aga see tundub liiga hull stsenaarium, et seda välja mõelda, et Ja. just kellegi... ja vaata, kui sa oled mäluaugus ise olnud, siis sa tegelikult ka ei tea, mis võnkeid sa ise andsid. Vaata, Jaa. et miks see teine nagu, et kas see on tõesti see, et sa ärkasid üles või see on see, et sa olid üleval enne, aga mäluaugust tulid välja lihtsalt sellel hetkel on ju. Aga võib-olla, see on vist ikkagi nüüd see, mida kogu maailm seda liikumist üritab, et kui ei ole yes, siis on kindel no. Et kui ei ole kindlat sõna yes. Aga samas, jah, ei tea. Kas kellegi seksima hakkad, siis sa ei ütle yes. nagu selles mõttes , Jah! et kui sa olid Ma mäluaugus, ütlen, äkki olid saanud GHB-d. sa oled nagu mäluaugus on ju Jaa. ja siis kui teine inimene , me ei teagi seda purjust taset on ju , ta oleks võinud mõelda , et see ei ole okei . no aga äkki panigi korgijooki talle. Võib küll, jah. Ja siis korgijook ju see tõstab seda seksuaalset tungi ka, on ju. Et, Ja, no jaa , aga tema oli ju mäluaugus , tema no, magas aga Korgijoogiga oled sa- tema ongi, aga kuna ta tuli mäluaugust , mitte , see ei pruugi olla see, et ma ärkasin üles sellest hetkest, vaata, vaid võib-olla see on lihtsalt see hetk, mida sa esimesena mäletad hommikul, sest GHB viib ju ära ka sinu selle , sa ei mäletagi , sa oledki mäluaugus. Ja aga GHB, kui sa nagu GHB-d , kui sulle antakse seda, siis sa oled siuke. Nagu sa ei ole nagu , sa ei ole ärkvel.
sa vajud nagu sa oled uimane ja sa ei mäleta, oled mäluaugus. Ja mälaugus ka, ja mõlemat. Aga seda nagu su keha ka ei liigu. Et no keegi jah, peab selles sind mõttes, liigutama. et siis ta ei saanud anda ise seda võnget, et no nii, come on. Come on. Aga tegelikult on suht pekkis ka, ma selle GHB kohta olen uurinud, et see läheb 24 tundi, sellest nagu räägitakse, et kui ma ei tea, näiteks tüdrukuid vägistatakse, on ju, et siis kui nad seda GHB saavad, et kui nad lähevad isegi nagu politseisse, ma ei tea, mingi 48 tundi hiljem, siis enam nagu kehas ei ole seda GHB-d, et seda ei saa nagu tõestada ka kuidagi. See on kõige rohkem pekkis. See ongi nagu siuke aine, mis läheb ülikiiresti välja. Mina nüüd kuulsin alles, et see aine põhimõtteliselt tegelikult on inimese kehas olemas. Okay. Ehk siis ta on kogu aeg olemas, aga seda ei ole nagu nii palju, seda saab meile lihtsalt alles oli mingisugune narkokoolitus ja siis, et see on üks asi, mida korgijook põhimõtteliselt, mida kodus saab teha, ärge hakake tegema. Mis informatsiooni sa annad siin reaalselt? Andke andeks. PPA on kohe kohal. PPA on kohe kohal. Aga selles mõttes, et see ongi ohtlik sellepärast, et tegelikult see on nii kättesaadav. See on üks kõige kättesaadavamaid nagu asju, on ju, mis on väga pahad. ja kuna mingi tase on sul endal veres nii ehk naa olemas, siis võib-olla sellepärast seda ei leiagi nii kiire, seda on ka nii raske tuvastada. Aga see sama jutt, aga sa tegelikult ei tõestagi ju ära seda, et sa ei tahtnud seda. No ei tõestagi. Sa ei tõestagi seda ära. Mitte kellelegi, sa lähed politseisse, sa ütled seda, aga sa ei tõesta seda ära. Sellepärast need nagu politseimenetlused lõpetatakse ära, sellepärast, et kuna meil ei ole tõendit, et sa ütlesid ei või et sa hakkasid või vastu. Või ei ole vägistamisjälgi. Jah, täpselt. Sul ei ole sinikaid, sul ei ole kriimustusi, sul ei ole mitte midagi keha peal. Järelikult sa ei hakanud vastu. Järelikult sind ei saadud vägistada. Tähendab see jutt kõik, ma nagu ei nõustu sellega, et sest ma tean üli palju mingeid juhtumeid, kus nagu vägistatakse ja vägistajad, ohvrit nagu ohver ei saa mitte midagi sellest, sest tal pole tõestust. Nii õudne. On minust niimoodi, et see on nüüd jälle teine teema, aga Ameerikas on praegu niimoodi, et seal peab, kui tuleb mingi vägistamissüüdistus, siis peab vägistaja tõestama, et ta ei ole vägistaja. Ehk siis tema peab leidma mingi tõestuse, miks ta ei teinud seda. Meil Eestis ja ilmselt ka väga paljudes muudes riikides on niimoodi, et kui tuleb vägistamisjuhtum, siis ohver peab tõestama, kuidas, või nagu peab leidma tõendi, kuidas teda vägistati või kas teda vägistati. Et Ameerikas on nagu vastupidi, vägistaja peab tõestama, meil peab ohver tõestama. See veits kurb, aga jah. Samas Ameerikas on nüüd neid juhtumeid rohkem, kus naised kaebavad nagu meelega kohtusse kellegi vaata, sest ma ei tea, mida sest naised on ussi. Katsu tõestada seda, mis sa tegid. Ma alles vaatasin jälle ma vaatasin, mida alles, aga mingi aeg tagasi ma vaatasin Netflixist jälle. Mulle need kriimikad täiega meeldivad nagu dokumentaalid ja seal oli ka mingi, ta oli üks populaarsetest, kus oli tapmisjuhtum ja mees pidi tõestama seda, et ta ei tapnud, ta ei suuda seda mitte kuidagi nagu tõestada. Ja siis lõpuks avastati, et ta ütleski, et ma olin staadionil mingil pesapallivõistlusel sellel ajal, aga seal on miljonid inimesi, ühtegi kaamerist seda ei jäänud, on ju. Ja siis täiesti juhuslikult juhtus niimoodi, et mingi HBO või keegi oli sellel samal päeval filminud seda sama pesapallivõistlust mingi filmi jaoks ja ta oli jäänud sinna HBO filmi linti sellel samal päeval ja enam-vähem samal tunnil, kui see mingi naine ära tapeti. Niimoodi, et see oli nagu, et need pildid ja need, mis mujalt oli tehtud, nagu mis need turvakaamerad olid, seal teda ei tuvastatud, aga kuna ta mäletas, et mingid teised kaamerad seal olid ja siis avastati, et HBO oli teinud mingit seda, siis lõpuks helistati sinna stuudiosse, sealt stuudiost otsiti ülesse ja siis tänu sellele sai mees, kes oli juba vangi pandud, nagu vanglast kätte. Appi. Väga crazy. Väga crazy. No väga hea, et nii läks. Jumal tänatud HBO-le.
et nad seal kohapeal olid. Ja selle, ma nagu vaataks ainult telekat päriselt, on ju siuke tunne? Netflix, ei no see on tegelikult, need tunduvad siuksed põnevad asjad, mis nagu... Mille peale ma ütlen, et vaadake seda Three Body Problemit. See oli ka päris põnev. Three Body Problem või? Ma vaatan praegu seda. See on nii põnev. Ja on ja, aga ma siiani ei saa mitte sittagi aru, mis seal toimub. Sa ei saa mitte midagi aru, aga see on nii põnev. Ja. Mis see on? Ja Netflixi üks sari. Netflixi üks sari, jah. Davai. Hakkab vaatama. Davai. Okei, ma loen siis... Mul on täiesti teised teemad, mis ma sealt vaatan. See ei ole krimka, see on siuke fiction. No nii. Davai, kuulake nüüd. No nii. Käisin tööl Pärnus. Ootaks, ma tohin öelda nagu seda kohta, kus ta käis tööl või? Sest ta ütleb nagu selle restorani nime. Aga ta ise on kirjutanud selle ju. Tõsi jah, meie ei ole. Me oleme siit süüd. No kui siin oleks praegu kuulsuse nimi, eks ole, siis sa loeksid ju ka selle. Ja, kes siin on? Karl-Erik. Piip. Okei. Praegu selle ta mõtles välja. Selle see ei olnud siin kirjas, nii ühesõnaga. Ja oledki kohtus. Käisin tööl Pärnus. Äkki peaks... Okei. Käisin tööl Pärnus ühes restoranis nõudepesijana. Või äkki see oligi tema see, et ta tahaks, et see öeldakse. Aga ärme ütle. Okei, ma ei ole seda lugenud. Okei, ma loen lihtsalt praegu ilma ja pärast me võime öelda. Siis on reveal. No vaatame. Käisin tööl Pärnus nõudepesijana. B-s olin just 18 saanud, seega ei teadnud väga töö tegemisest midagi. Kuna sõber ütles, et ise töötas seal ja oli norm, siis ma olin nagu okei. Läksin kohale ja mingit õpetamist ja lepingut tol hetkel ei olnud. Ai. Kohe pandi pesema. Olin nii lost, kui olla saab. Sain kokkadelt möliseda. Töötasin 11 tundi päevas 7 päeva järjest ja ikka ei osanud midagi. Nagu aru saada, tegin tööd mustalt. Üks hetk küsisin oma ülemuselt, et kuidas lepinguga on palgapäev ja nii edasi. Sain jälle sõimata ja öeldi, et kui ma tulin siia palga pärast, siis ma võin ära minna. Okei, võib-olla on hea, et me ei öelnud seda restorani nime. Me saaks tõesti mingi süüdistuse äkki. Nii. Nagu selles mõttes oleks hea öelda, et hoiduge vaata. Aga no ma ei tea. Ärme igaks. Võib-olla ta ei tööta seal. No samas mingid need sõbrannade podcast ütles ka, rääkis, et ma nüüd refereerin neid, et Blenderis need töötajad nagu mingi ei ütle isegi tere ja ootavad umbes seal leti taga, kui sa ise ütled, et nad ei küsi, nad ei ole nagu sõbralikud, vaata, kirusid nagu Blenderi töötajaid. Ma ei tea. Ma ei tea, otsustage teie ise, mina pühin oma käed siit puhtaks. Ma ei julge öelda. Okei, ma loen edasi. Triinu ütleb lõpuks kui ma ise. tulin palga pärast siia, siis ma võin ära minna. Mida iganes. Kui see päev sai läbi, hakkasin ära minema, peatas mind üks kassapidaja ja ütles, et talle olevat öeldud, et mul pidi palgapäev olema. Okei, siis. Ja ta võttis kassast 45 eurot ja andis mulle öeldes palun. Läksin koju ja kirjutasin oma ülemusele, et ei tule enam. Seejärel panin numbrile blokki ja enam sinna ei astu. Palgapäev 45 euri 7 päeva eest. 11 tundi. Mida sa ajad? Nii hea mani ju. Vau! Ma teeks 30 ka. Kuidas ta mis nõus oli? mõttes sa ütled, et kui sa siia raha pärast tulid, sa võid kohe ära minna. Mida sa sokid? Ma magasin maha. Kes see seda talle ütles? Mida? Et kui sa siia raha pärast tulid. Ülemus. Ja siin on pandud jutumärkides ülemus. Ehk siis ta ülemus ütles talle, et kui sa siia raha pärast tulid, siis sa võid kohe ära. Ja siis annab talle 7 päeva eest 45 euri või? Mingi kassapidaja andis. No aga miks talle... Sest mingile kassapidale oli ülemus öelnud, et anna talle 45 eurot. Aga ta sai selle 45 eurot selle 7 päeva eest 11 tunnised päevad, mis ta sealt töötas. Mis ongi nagu bullshit sellepärast, et kui sa ütled, et kui sa siia raha pärast tulid. No mille pärast ta siis üldse tuleb? Eks ole? Mis ajast me tasuta tööd teeme? Ma arvan, me ei pea kohanime selles mõttes ütlema, et tähtis on siin see sisu, mitte see kohanimi. Jah. On ju? No jah. No ma arvan, et me kuuleksime sellest kohast lihtsalt nii palju rohkem ja sellest käitumisest, kui seda oleks nagu palju rohkem. Nagu, et kui see oleks süstemaatiline. Me oleme selle kohaga väga palju kokku. Ja väga palju selle kohaga kokku. Ja nad on päris mitu korda nagu puusse pannud ka. On jah? Jaa.
on küll, aga oleme täitsa näitajad. Okei, no seda ei tea. Ei no jah, väga pekkis, ma mõtlen seda, no jah, sealt tuleb lihtsalt see, et noh. No kus mujal on nõudepesi, jah? Mis mõttes? kui söögikohas. Jah, kui söögikohas. Ei, no seda ma ütlesin restoranis. Nagu, jah. See on selge, restoranis. Ei tea, milline see on. Aga nagu jah, nojah, samas on see, et jah, proovipäeval, kui sa lähed, sa ei tee kohe nagu lepingut ka, et leping tuleb mõne aja pärast nagu on ju. No väga veider. Aga kui see ikkagi käib proovipäeval ära ja te nii-öelda lepite kokku siis, et tuled tööle vaata ja lähedki tööle, siis ju noh, ma vähemalt ei ole kokku puutunud, sest et see ei ole ju, see on ju ebamoraalne. See ei ole inimlik, et kui et sul pole veel lepingut, aga sa nagu töötad veel, te tegelete alles selle lepinguga näiteks nende tööpäevade jooksul, vaata. Aga sa on ju inimlik, et sa nagu arvestad ju need tööpäevad nagu tööpäev. Ei, muidugi proovipäev peab minema. Nagu proovipäev on see üks päev ja see tõelikult tavalise proovipäev nagu enamus kohtades on ikkagi tasustatud, kui sa kindlalt siis, või no mitte kindlalt, aga suuremal tõenäosusega siis, kui sa jätkad seal kohas tööd, vaata. No arvatavasti, kui sa jääd restoranis, kohvikus, toidukohas, ükskõik kus nagu tööl, siis sa ikkagi proovipäeval ju teed päriselt tööd ka. Et mida nad seal vaatavad, on see sama, et kas sa tegelikult nagu lihtsalt klienditeenindajaks või sinna nõudepesijaks nagu sobid, on ju. Ja ma mõtlesin rohkem seda, et kas sa sõlmid peale proovipäeva kohe töölepingu või see toimubki, ma ei tea, mingi nädala aja jooksul, sest ta töötaski nädal aega. Aga tegelikult vist peaks kohe peale proovipäeva, siis sõlmime ikkagi lepingu, siis sa hakkad tööle. Ja lepingus on kirjas katseaeg. Ja siis sul on nagu safe juba, kui sul leping on, siis sa lähed lihtsalt töökaitse inspektsiooni, kui keegi sulle palka ei maksa. Aga näiteks, te olete siin teadlikud, aga kui ongi siuke... Me oleme teadlased. Kui ongi siuke olukord, et olen tööl ja pesen nõusid ja ühe päeva, teise päeva, kolmanda päeva, neljanda päeva, viienda päeva, kuuenda päeva ja mul ei olegi töölepingut veel. Ja siis ongi siuke olukord, on ju, kus ta maksab mulle 7 päeva 11 tundidest 45 eurot, mis on nagu ja tema ei maksa seda maksab üldse kolmas inimene. Kellele öeldi, et maksa. Ja miks teda volitatakse üldse teisele inimesele palka maksma? See oli lihtsalt, ma arvan, mingi mine maksa talle, võta sealt kassasse. No jaa, aga miks see ülemus on seal jutumärkides üldse? Seal oli ülemus jutumärkides. Et äkki see ei olnud. Äkki see ei ole ülemus, vaata. Aga... et nagu jällegist, kas isegi kui mul on nagu sõnumite teel nagu kirjutatud, et tule homme kell 8 tööle, vaata, oled selle kellani, siis kas ma saan kuskile pöörduda, et ta ei maksnud mulle, ma käisin need päevad tööl, nagu siin näed sõnumites. Sa saad tõestada, et sa käisid nendel päevadel tööl. Aga kuna meil ei ole lepingut, siis lihtsalt ongi niimoodi, et see läheb jälle. Aga kui sul on kirjalikult olemas tule nendel päevadel tööle ja sul on inimesi, kes on näinud, et sa seda tööd oled teinud ja sa saad seda tõestada, et sa oled seda teinud, siis see, kui ta maksab sulle mustalt raha. Tema sai praegu täitsa mustalt raha ka, kus ja ma just jäin ka seda mõtlema. Aga ma praegu just mõtlesin... Mida pärast tema tegelikult võib vabalt minna tegelikult töökaitse inspektsiooni. No tegelikult on niimoodi, et ma just võtsin lahti sellest, et ma kunagi õppisin koolis ka seda, et mis vormis peab olema mingi leping sõlmitud, on ju. Ja siin on praegu kirjas, et tööleping peab olema kirjalik. Ehk siis, kui sul on suuline leping, see ei ole leping, ehk siis sellega sa ei saa tõestada, on ju. Aga ma arvan, et see kirjalik, kuna siin ei ole nagu digitaalselt allkirjastatud kirjas, siis ma arvan, et see kirjalik piisab sellest, kui ta ütleb sulle, et tule nendel päevadel siis tööle, kui ta kõnes ta tegi, siis vist on raske tõestada. Siin on kirjas näiteks, et tööleping peab olema kirjalik, käsundusleping võib olla suuline või kirjalik ja töövõtuleping on ka suuline või kirjalik. Kusjuures ma praegu mõtlen, Pekki ma oleks saanud ka täiega siin mängida, et kas sul oli käsundusleping? Ei, mul ei olnud lepingut. Sa mõtled musta raha või? Jaa, sest mulle maksti ju mustalt. Mine siis töökaitse inspektsiooni ja sa saad minna tegelikult vanad asjadest ka. Kunagi pole hilja. Pole näha, et ma olen palka saanud. Ma ei saanud ka.
jah . noh , noh , see ongi kõige hullem . lähme Töökaitse Inspektsiooni , davai , let's no go . let's go . anname avalduse Aga kas me peame sisse . enne selle uued aastad , uued hood . ja selle episoodi enne lõpetame , kui me sinnapoole asuma hakkame . me oleme nüüd kõik juristid , me oleme nii targad , et me nüüd hakkame kohe siin avaldusi esitama ma tegelikult arvatavasti ei lähe , ma olen juba rahu teinud sellega . jah , mõnikord on lihtsalt vist jah mõttekam , et noh , oma närvide Ei nimel ka ole. lasta minna seekord . õiglus peab olema jalul . Jah. õiglus Ma peab kaeban- olema jalul , ma olen selles mõttes nõus , Jah. aga mõnikord tuleb lasta minna ka asjadel ja tegelikult mul oli palju võtta sellest halvast kogemusest , et ma olen sellest väga palju õppinud . jah . ma loodan , et teie juba ka selle podcast'i kuulates , et alati kõik asjad kirjalikult ja isegi need asjad , mis sa suuliselt ära räägid , siis pärast saadad kirjaliku memo , et me rääkisime teiega seda ja leppisime kokku selles , Just. sellistel tingimustel . absoluutselt , tehke Ainult. sõprade vahel ka seda . ja leppisime tehke kokku . sõprade vahel ka , siis te nagu harjutate , vaata . ja sõna , et kui näiteks Maarjaga telefonis räägime , et nii kell 10 hommikul läheb praam , siis või tähendab kell 10:30 läheb praam , siis siis ma kirjutan Maarjale üle , kas kell 10:30 siis praam , tema ütleb jah , siis jõuame näiteks sadamasse ja tuleb praam välja , et sõidab praam ära. oli ära läinud , sest praam läks kell 10 , aga näete , mul oli kohe võtta , et näed , siin on ju 10:30 , sa ise ütlesid 10:30 . jah . olen See oli ükskord süüdi , ma ammu. tunnistan , andke andeks , andke armu . kõigil juhtub . me vist rääkisime ka seda lugu ja . me rääkisime ka seda lugu siis , kui see oli lihtsalt näide , et te saaksite aru ja jah , kui kuidas te ei harjuta endale sisse seda . muidu ma oleks ketsi süüdistama hakanud . sa ise ütlesid , et 10:30 läheb praam , mina ei Et vaadanud tegelikult neid lihtsalt- pileteid , mida ma ostsin . ma tean kõiki neid korteriomanikke ja kõiki neid tööasju , kõik mul läheb kirja . korteriomanikuga sõnumitesse otseselt mitte meil ei lähe , aga Ei, kõik , jah. mis me räägime , läheb kirja . jah , Peabki minema. SMS on ka ok , Messenger ok , kõik ok , TikToki see vestlus . vestlus , kommentaarid kõik on ok , mis on kirjalik . jah , jah . ja see on tänane quote . kõik on ok , mis on kirjalik . aus , kõik on ok , mis on kirjalik , väga aus , see on meie quote ja meil tulevad varsti suured muutused , võib-olla , loodame , et tulevad . teise hooaja muutused . ja teise Teise- hooaja hooaja teine episoodi osa. juures juba . ja paljud muutused on juba ära olnud , paljud muutused on veel ees . Jah. meil on teile kindlasti üllatusi varuks . ja nii et jääge , ei tea , mis need kõik on . jääge meiega , jääge meie lainele jääge meiega . ja jooge siis seda imelist roosat värvi jooki . olgu , me läheme nüüd Tõstame Töökaitse Inspektsiooni . aga tšau . TKP , ei , Töökaitse . ma ei tea isegi , kas see on ma ei tea , inspektsioon või . Töökaitse Inspektsioon . kas see on õige , kas see on ametlik nimi või ? ei tea . töökaitse , see , kas see on üldse töökaitse , kas see ei ole mitte , ei tea . oot , mingid , et sellel on kindel . tarbijakaitse . olge turvalised . olge olgu , turvalised , tšau . tšau . Bye . oi , mulinad , mulinad . podcast mulinad .